esimene kord peaaegu 25 aastat tagasi, kui Eestis alles golf toodi ja esimene golfiväljak Niitväljal avati kuskil 1994, siis ma tegin green card'i ära. Aga tol ajal oli elusituatsioon hoopis teine, oli väga palju tööasju ja ei olnud lihtsalt aega. Ja 15 aastat ma ei puudutanud oma golfikeppe. Aga pärast seda, kui mu poeg, Hanno Kross, sai siia nagu siis tööle, siis ta kinkis mulle lihtsalt aastase golfi õiguse jõuluteks. Ja siis ma hakkasin uuesti mängima. Nii lihtsalt see käiski. Ma hakkasin nullist peale uuesti. Tegin kõik need kursused läbi ja tasapisi hakkasin uuesti mängima. Alguses ma käisin veel aktiivselt tööl, nii et umbes 40, võib-olla maksimaalselt 50 korda aastas golfiringi ma mängisin, aga kui see situatsioon tekkis, et mu enda töökoormus vähenes, uus elufaas tuli, siis ma üritan viimastel aastatel ikkagi 100 korda vähemalt aastas mängida. Mul üks kord juhtus see värk, et süda hakkas puperdama ja oli päris tõsine situatsioon, aga muidugi golf ei olnud sellest süüdi, vaid eks olid tolleaegsed stressid ja suur töökoormus ja võib-olla muud niisugused mitte kõige tervislikumad eluviisid. Golfiväljakul lihtsalt lõi välja see. Aga pärast seda ma olen golfi võtnud nii tõsiselt, et ta on üks osa minu elust. Mitte ainult harrastus, vaid ta on mulle peamine instrument siis, millega ma enda füüsilist vormi korras hoian. Üks suur ja tähtis asi on sotsiaalsed suhted. Siin golfiklubis meil on üksjagu palju minu vanuseid inimesi, kellega me siin koos käime, mängime niisama. Siin korraldatakse väga erinevaid võistlusi seenioridele, sõite mujale maailma, golfiväljakutele mängima, nii et see on üks niisugune sotsiaalse elu üks osa. See 100 ringi, mida ma üritan iga aasta mängida, see tähendab 1000 kilomeetrit läbi jalutamist ja mitte lihtsalt jalutamist, siin on ikkagi tempo natukene intensiivsem, selg on märg üldjuhul. Ja see tähendab minu jaoks seda, et mu kehakaal on okei, mu kõik tervisenäitajad, vererõhud, kõik muud on väga okei. Ja mina olen mänginud sellest infarkti situatsioonist, mis 7 aastat tagasi juhtus, ennast tegelikult terveks. Arstid, kes korra aastas mind üle vaatavad, ütlevad, et sellest ei ole enam jälgegi. Meil on siin väga mõnus seltskond ja väga tihti klubi ise korraldab või siis teatud sõpradega korraldame reisi kuhugi mujale, nii et eriti talvel, kui siin on külm, siis käime mängimas soojadel maadel, Türgid, Lõuna-Euroopa maad, kuni Lõuna-Afrikani ja Aasia riikideni välja. Mul ei ole olnud kaua aega lihtsalt niisugust päikesekäes lesimise puhkust ja see on suur muutus olnud elus küll, et kui läheme, siis me mängime golfi. Iga inimene peaks leidma sobiva aja. Golf on niisugune mõnus ajaviide ja loomulikult, kui ma nooremat generatsiooni vaatan, neil on üksjagu palju teisi variante ka, eks ole, just korvpallimängud, jalgpallimängud, intensiivsemad spordialad. Aga teatud elufaasis minu meelest golf sobib suurepäraselt. Ma mõtlen just kuskil 50 ja sealt ülesse poole. Kui inimesed ise on juba nagu rahulikumas elufaasis ja otsivad võib-olla uusi väljakutseid ja 50-aastaselt ei ole üldse hilja ära õppida.